Me saime kokku 4000 subscriberit. Aitäh teile kõigile, kes te olete mu kanalit subscribe'inud. Väga suur aitäh kõigile, kes on mu videoid vaadanud, kes vaatavad, kes kommenteerivad, kes like'ivad, whatever. Suur aitäh sulle. 4000 subscriberit täpselt aasta hiljem sellest, kui ma oma kanali alustasin, on crazy. Aeg lendas. Väga suur aitäh teile. TikToki Vaira retseptid. Ma olen sellest juba ühe video teinud, seega kui sa pole seda näinud, siis mine vaata enne seda ka. Seal ma proovisin teha siukseid asju nagu takis jalapeno ja cream cheese'iga, küpsise cheesecake'i, mis TikTokis praegu väga populaarne on. Siis ma tegin ise kodus jäätist ja siis ma tegin veel 1 minuti küpsist mikrolaineahjus. Tänased kuulsad TikToki retseptid, mida me proovime, on mustikad valge šokolaadiga, cucumber salad ehk siis kurgisalat, mille populaarsus algas tegelikult juba paar aastat tagasi, aga siiamaani inimesed teevad, see tuli mu For You page'ile. Siis me teeme seda puuviljakaussi. Ma ei tea, mis selle nimi on. Teate küll need TikTok'ed, I woke up severely hydrated ja nüüd ma teen endale maasikapiima, Sprite'i, jääkuubikute ja puuviljakausi, et see on hästi refreshing. Ja viimaseks teeme non-baked cookie dough ehk siis mitte küpsetatud küpsisetainast, toorest küpsisetainast, mida saab süüa. Mul on siin välja otsitud jälle need TikToki retsepti videod ja enne kui me hakkame neid küpsetama, siis vaatame, kuidas neid üldse teha. Esimesena on retsept, mida ma olen jällegi väga ammu teha tahtnud. Seda saab isegi võrrelda retseptiga, mis oli meie eelmises kuulsate TikTokide retseptide videos, see jalapeno ja takis on ja. See retsept on täpselt samal levelil. Puuviljakauss, jää, maasikapiima ja Sprite'iga. See retsept oli sellepärast ka viral, et kõik, kes seda tegid, alustasid oma videot niimoodi, et hello guys, today I woke up 3 AM, I was severely hydrated ja nüüd ma teen seda kaussi endale, ehk siis tõlkes. Tere, ärkasin üles kell 3 öösel, ma olen kohutavalt hüdreerimata, mingi kuivan kokku, et nüüd teeme seda ja see peaks mega refreshing olema, on ja. Ma olen seda väga ammu teha tahtnud, sest et see näeb välja maagiline. Vaadake, kuidas nad seda videot nüüd alustavad. Havache on selle nimi, okei, ma loodan, et ma ütlesin seda õigesti. Paneb kaussi jääd, maasikad, mustikad. Sa võid ükskõik milliseid puuvilju, mis iganes sulle meeldib, võid sinna panna. Ta pani arbuusi ka veel sinna sisse. Siis ta paneb jellit ehk siis tarretist, lõikab mingid kuubikud sinna sisse ja siis tuleb see main part. Maasikapiim või ükskõik milline flavored maasika jogurt, mis asi, mida iganes sinna panna tahad. Ja Sprite'i, gaasiline Sprite. Vaadake, kui hea see välja näeb. See näeb nii hea välja. Ma tahan seda maitsta kohe. Ma olen väga palju teinud sellist asja, et ma panen mingisugused puuviljad jogurti sisse, siis söön seda nagu mingi pudingut, näiteks mustikad jogurtiga. Ja see tundub nagu, mida sa teeksid kuskil kuumal suvepäeval mega palavan õues ja siis sa sööd seda jääkuubikute, maasikate, puuviljade miksi kuskil. Oh my god, see tundub nii hea. Mul on siin klaasis kauss ja teeme selle asja siia sisse. Mul on siin väga palju asju ostetud. Puuviljakausi jaoks ma ostsin viinamarjad, maasikad, mis läksid kotist hästi laiali. Mustikad. Ma käisin Coopis otsimas sellist asja nagu maasikapiima, aga seal ei olnud nagu suurt maasikapiima, et ma saaks seda actually nagu hästi palju kasutada. Seal oli ainult mingi väike tommi, teate küll, mingi kõrlejoogid, maasikapiima kõrlejoogid. Seega ma ostsin endale mingisugused joogid. Maasika, kiivi, maitselised joogid. Ma väga loodan, et need ei ole nagu jogurt. Selle nimes ei olnud jogurtit, seega ma mõtlesin, äkki ma võtan selle pigem kui lihtsalt mingi maasika jogurti, mis on nagu thick, vaata. See tundub olevat natukene vedelem kui nagu jogurt. Seega mingisugused maasika kiivi joogid. Siis ma ostsin 2 tarretist, vaarika maitselist jänksi oma. Ja viimaseks on Sprite. Ma võtsin Sprite Zero sellepärast, et ma keeldun suhkrujooke joomast. Sa võid mind näha söömas 2 Maci einet korraga, aga sa ei näe mind kunagi joomas suhkruga Coca-Colat selle Maci einete kõrvale. Ma loodan, et te midagi üldse näete, mis ma siin teen. Ma võtsingi selle jaoks klaasist kausi, et te näeksite, mis ma teen. Ma pesen kõigepealt need puuviljad siin ära ja siis ma hakkan neid lõikama siia kausi sisse. 1, 2, 3, release him. I wish I had a heaven. I wish heaven had to call you. Mida iganes. Oh my god, vaadake kui nagu suured need viinamarjad. Need tunduvad, et need oleks crunchy. Teeme seda challenge'it. Crunchy or not? Oota, ma pesen selle kiirelt ära. Mina arvan, et see on crunchy. Oh my god, see ei olnud crunchy. Never mind. Ma ei tea, kui palju ma seda teen, sellepärast et ma ei söö seda suurt kausitäit ju ära. Mul pole mõtet seda kaussi täis teha, kui ma seda ära ei söö. Äkki ma teen kausi täis, ma saan külmkapist seda vahepeal süüa. Kui mul kell 3 öösel tekib suur jänu, vaata, siis ma saan ju tegelikult seda süüa.
okei. Nüüd ma lõikan need natukene pisemaks ka, ma ju ei saa seda terved maasikad sinna sisse panna. Aga seal võiks ikka nagu veits neid maasika nagu chunk olla, vaata, see võiks olla mingi selline. Ma ikkagi tahaks seal nagu terved maasikad saada sealt seest, mitte mingid väiked. I'm freezing outside, my skin tie. Nii imelik on nagu kokata ilma muusikata. Tavaliselt, kui ma midagi süüa teen, siis mul muusika käib. Praegu ma olen nagu haudvaikuses ja räägin oma ette köögis. Lõikan maasikad niimoodi 4 lihtsalt. Viinamarjad, ma ei ole kindel, kas ma viinamarju lõikaks. Tegelikult äkki pooleks lihtsalt lõikan viinamarjad, vaata. Ja siis need mustikad ma lihtsalt kallan siia sisse, näete. Meil on siin maasikad, viinamarjad ja mustikad. That looks good. Järgmisena lõikame ära need tarretised. See on reaalselt nii weird. Ma ei ole mitte kunagi tarretist niimoodi lõik. Kas see üldse... okei, ma tean, mis me peame tegema. Lõikame siin sees mingisugused nagu ruudukesed. Nii, ma panen nüüd selle siia sisse. No vaadake seda nüüd. Selline on meie puuvilja kauss. Look at that. Okei, miks actually hea välja näeb? Damn. Okei. Kallame sisse need maasika kiivijoogid. Okei, hea, et ma 2 tükki võtsin, siin võib-olla jääb sellest natukene väheks. Mis ma unustasin ära? Jääkuubikud. Appi, ma tõin ruttu jääkuubikuid. Nii. Ei, seda on liiga palju. Seda on kindlasti juurde vaja, paneme selle teise ka ära. Oh my god. See on nagu see ASMR. Oh my god, aga seda on liiga palju. Ma teen sellega. Minu meelest see on natukene lamp. Nagu mis asi see olema peaks? Pane lihtsalt oma puuviljad jogurtiga kaussi segamini ja söö. Seda Sprite'i ei ole siin üldse tunda. Mitte mingit Sprite'i haisu ka ei ole. Võib-olla seda on lihtsalt mul vähe. Oh my god, see on nii lamp. Miks see viral on? Lõpetada, ma just raiskasin 20 euri väärtuses neid puuvilju, et seda kaussi teha. Nüüd, kui ma seda Sprite'i isegi rohkem panin, see läks kuidagi rõvedamaks. See gaasiline asi ei sobi mingi maasika piimaga kokku. Ma kuidagi arvasin, et see on nagu mingi nii refreshing ja mingi, et see on nagu energiajook. Pean sellele leiutisele nüüd midagi ju mingi hinde andma. Mulle meeldivad need puuviljad ainult siin sees, aga lamp oli neid siia kaussi toppida nagu. I'm sorry, see on mingi 30. Obviously see on hea, aga see ei ole hea sellepärast, et see lifehack on nii hea. See ei ole hea sellepärast, et need kausis siin koos on kõik nii hea. See on hea sellepärast, et maasikad on lihtsalt head. Nüüd ma teen sellega nüüd. Ma arvan, et ma lasen selle läbi sõela need marjad ja puuviljad puhtaks. Pesen ära ja ma söön need puuviljad lihtsalt ise ära. Pole mõtet solgutada seda nagu mingit suppi siin kausi sees ju. Nii random, sorry. Järgmine retsept, mida me teeme, on natukene easy. Või no, see on väga easy. See on nii easy retsept, kui üldse olla saab. See on lihtsalt mustikad valge šokolaadiga. Sellised need näevad välja, väga delicious. Ta sulatas lihtsalt šokolaadi ära, pani mustikad sinna sisse, laotas need niimoodi laiali, pani need ilmselt mingi külmkappi või sügavkülma ja need näevad väga head välja. Seega testime, kas need on päriselt ka head, sest need on nii lihtne teha. Mis saab minna valesti? Mustikate ja valge šokolaadiga. Ma sulatan selle šokolaadi mikrokas ära ja siis ma eeldan, me lihtsalt hakkame tippima neid mustikaid nende šokolaadi sisse ja siis pärast topime nagu mingi sügavkülma. Issand jumal kui easy. Done. Panen mikrokasse. Meie mustikad on siin. Meie valge šokolaad on siin. Okei, ma ei tea, kuidas ma seda teen. See on natukene kuum ju. Ma äkki nagu, oota, ma proovin korra, kui ma käega tipin. Niimoodi käega tipin. Vihkan see nagu messi. See on nii messi. Ma proovin niimoodi, et ma panen paar tükki lihtsalt siia nagu šokolaadi sisse, uputan nad siia nagu ära. Kuule, see on palju parem. Oh my god, see on palju parem. Ma lihtsalt topin need mustikad kõik siia šokolaadi sisse. Ja siis ma tõstan nad lihtsalt ükshaaval sealt välja. Oh my god, seda šokolaadi jagus täpselt nende mustikate jaoks. Näe, need on kõik nagu covered. Super. Issand, see läks nagu tükki. See on nagu suur tükk lihtsalt praegu. Oh my god, kuulge. Miks see niimoodi tükki läks? Pean selle tüki nüüd ära lahutama siin ju. No, see läheb nii messiks, mis asi see on? Oota, that's going horribly wrong. Meie mustikad šokolaadis näevad välja sellised. Võtke või jätke, need on sellised. Miks mu iga retsept, mis ma teen, läheb lihtsalt Ma lähen viin need külmkappi, las need tahenevad ära seal. Need on natukene tükkis, aga no pole hullu on ju. See on ikkagi mustikas ja šokolaad. Ma võtan sellise chunki ja ma maitsen seda chunki.
No see on hea, sest mustikas on mu nagu lemmikmari ja valge šokolaad oli mu lemmik, kui ma olin nagu väikene. See on hea, aga mitte midagi erilist jälle. Võib-olla see šokolaadi valik, mis ma nendele siia peale panin, on natukene kehva. Siis ma ostsin Coopist mingisuguse eurose šokolaadi, ma arvan, see oli Coopi enda šokolaad või midagi siukest, see oli nagu odav. Teate küll, tänapäeval on šokolaadid reitsid kallid. Me olime, Coopi enda šokolaad või euro või mis iganes šokolaad seal oli. Ja see maitseb nagu cheap šokolaad. Selline see on. 50. Võib-olla kui need oleksid nagu siukse thick šokolaadi layeriga, siis see oleks võib-olla natukene parem, aga lihtsalt ma tegin halva šokolaadi valiku. Aga mustikad on head. Võib-olla mulle meeldiks piimašokolaadiga rohkem. Enne kui ma seda hakkaks tegema ja mul oleks mustikate ja valge šokolaadi isu, ma ostaks pigem selle šokolaadi, kus on need mustikatükid sees. Vaata, see oli mul lemmik väiksena, see valge šokolaad mustikatükkidega. Aga see jah, natukene lamp jällegist. Ma juba pigem sööks lihtsalt mustikaid. Teeme seda famous kurgisalatit. Vaadake, kui hea see välja näeb. See päriselt näeb hea välja. Ta viilutab neid kurgid kuskile enda anumasse, mis iganes anum tal seal on. Kõik teeb siuksed thin slice'id terves kurgist, selle läheb terve kurktau. Ta pani veits soola, sojakastet, vinegari, rice vinegari ja seesamiõli. Ja siis ta pani küünlauku ka sinna sisse. Siis ta paneb mingit chili oili ja seesamiseemneid. Ja kui see kõik on ära miksitud, siis see peaks olema väga delicious, healthy kurgisalat, mis ringleb reaalselt juba TikTokis aastaid. Ja ma ei ole seda proovinud. Selle salatiga tuleb mulle alati meelde, kuidas Sydney seda proovis. Ja minu meelest see on üliüllatav, et Sydney seda proovis. Ta ei tee mitte kunagi mingisuguse TikToki retsepte järgi. Ja siis sellist kurgisalatit ta mõtles üks päev, et ta teeb järgi või. Ja minu meelest see review, mis ta sellele tegi, oli ka kohutav. Minu meelest tal ei maitsenud üldse see salat. Ta oli nii pist, ma mäletan. Ta oli mingi, et miks ma raiskasin raha nendele kõigele, et see on nii mõttetu, Ega täna proovime seda järgi ja saame teada, kas see on päriselt nii mõttetu või mitte. See võib-olla tundub nagu lihtne teha, et lihtsalt kurk supilusika täis mingeid kastmeid on ja ei. 10 euri. 10 euri. Alloo! Kui see praegu hästi ei maitse, ma lähen viin need sinna poodi tagasi, ma küsin refundi nende eest, sest mis asja ma teen selle suure seesamõliga. Parem oleks, et see maitseb hästi, sest et need ei lähe prügikasti. Let's open our cucumber. Ma pesen selle ära. Ta kasutab seal videos sellist nagu slicerit, vaata, et sa saad niimoodi seda slice'ida, aga mul ei ole seda. Aga mul on olemas riiv, kus on ka umbes nagu sarnane asi on ja. Äkki kui ma siin peal niimoodi slice'in, siis see tuleb ka välja. Või no teine võimalus on see, et ma lihtsalt lõikan sellest nagu peenikesed viilud. Oota, ma proovin. Oh my god, tuli! Okei, väga hea. Ma saan seda kasutada. Sometimes you just need to eat an entire cucumber. Sest et ma reaalselt panin praegu terve selle kurgi siia sisse. Kuule see slice'is päris hästi, need on suht peenikesed nagu viilud siin sees, vaata. Ma pean võtma lahti selle retsepti. Ma ei mäleta, kui palju ta mida sinna sisse pani. Ta paneb kõike 1 teelusika täis. Lõpetage ära. Miks ei ole sellest väiksemat varianti müügis? Miks ma pidin ostma nii suure selle? 1 teelusika täie jaoks. Mine see läks katki. Kuidas ma selle lahti saan nüüd? Ma lihtsalt murdsin noaga siia sisse. Sain noaga kätte selle. Nii. Kui halvasti see lõhnab. Issand, kui rõve. Okei, 1 tablespoon. Väga hea. Ma rohkem... Oi, kui palju ma panin. Ma rohkem ei olekski tahtnud seda siia sisse. Fui, kui vastik. 2 teelusikatäid rice vinegari. No see on täpselt samasuguses pudelis käib. See tuli lahti, aitäh sulle. Kuule, siin lõhnab nagu kala. Siin lõhnab nagu ma oleks kuskil sushi restoranis praegu. Ma arvan, et mul ei maitse see. See lõhnab nii rõvedalt, I'm sorry. Natukene paneb ta soola. Ja siis ta paneb ka suhkrut hästi natukene. Hästi veitsa. Okei, mida veel? Soisoos, oodake, sojakaste. Seda ma õnneks ei pidanud ostma, see on mul kodus olemas. Ta paneb seda ka 2 teelusikatäit. Seesamiseemneid. Ta paneb seda ka 1 teelusikatäie niimoodi stops siia sisse. Ja kõige lõpuks paneme ka natukene chili flake. Oi, ma panin natukene palju. Nüüd ma segan selle ära. Fui, kuidas see haiseb. Ma ei tee nalja, see on nii rõve. Asi on selles, et mulle lihtsalt ei maitse kala. Ja need kõik komponendid lõhnavad nagu kala. Nagu need oleksid kala peal. Näete, see näeb selline välja. See tuli suhteliselt sarnane sellega, mis tal siin on. Ma ei ole valmis selleks. Okei, see maitse ei ole nii hull. See on mõttetu. I'm sorry, see on nii mõttetu. See on 1/10. 1/10 ja ma isegi ei liialda. Palun, söö lihtsalt paljast kurki. See kaste siin peal ei tee mitte midagi. Seal oli teisi retsepte ka. Mingisuguseid nagu cream cheese'iga ja mis iganes sa tegid. Need võib-olla on paremad. Aga miks ma üldse uut ampsu võtta? Ma ei viitsi seda närida. Ma ei viitsi, see on nii lamp. See maitseb nagu tavaline kurk sojakastmega. Võib-olla
mingit seda seesamiõli on ka tunda, aga see on lihtsalt õline sojane kurk. Disgusting. 1/10. Ja viimane TikToki retsept, mida me proovime, on küpsetamata tainas. Tundub hea. Mulle meeldib cookie dough. On lihtne teha, lihtsalt jahu, suhkur, kõik, mis sul tavaliselt kodus olemas on. Võime proovida. Ta paneb sinna sisse võid, pruunisuhkurt, valget suhkurt, natukene piima, vanilleekstrakti, jahu, mingit soola ja chocolate chippe. See peaks olema nagu mega maagiline on ja cookie dough on mega hea näeb välja. Ma olen täpselt siuke inimene, kes sööb igasuguseid asju toorelt, piparkoogi tainast lõpetades muffini möksiga, sest suhtes ma söön kõike toorelt ja ma usun, et kui see on hea, siis ma libistan selle niimoodi alla, et vähe ei ole. Let's test it! Okei, selle jaoks läheb vaja võid, valget suhkurt, pruuni suhkurt, jahu ja chocolate chip, aga jällegi, ma ei tea, kas Eestis ei müüda chocolate chip, aga me mitte kuskilt mitte kunagi ei leia chocolate chippe. Seega ma võtsin jälle tumeda šokolaadi, mida ma lihtsalt jälle lõikan sinna sisse. 57 grammi võid ja sulatan selle mikrokas ära. Issand, ma saan nii võine, 57 grammi võid. That's crazy. Palju siin on? 36. Lõpeta ära, ma olen juba terve või siia pannud, mis mõttes 36 grammi. 57 grammi, davai. Panen selle mikrokasse. 50 grammi pruuni suhkurt. Appi seda suhkurt läheb ka siia nii palju. 25 grammi valget suhkurt. Täpselt üks suppilusika täis teha. See oli küll praegu hästi. Ja siis paneme 75 grammi jahu. Davai, segame selle siin ära. Oota, ma lõikan siia kiirelt, chopin mingisugused chocolate chip tükid sisse. Paneme mingi siukese tükikese. Super, see on kuidagi liiga rõve, see on natuke nagu liiga tükkis. Ma lootsin, et see on nagu tainas. Oh my god, see ei näe üldse hea välja. Mis asi see on? No vaadake nüüd seda. See ei näe väga isulatav välja ju. See ei näe väga välja nagu küpsis. Nagu lihtsalt mingi pudi. 3, 2... Oi, ma tantsin šokolaadi tükki ka. 3, 2, 1, läks! Appi kui magus. See on nagu paljas suhkur. Tee juba mikrokas seda minutilist küpsist, see oli natukene parem. Appi, miks need kõik retseptid, mis ma tänases videos teinud olen, on nii lambid olnud? Kõik näevad ülihead välja, aga maitsevad lihtsalt nii lamp. See on nii lamp, see on käkerdis. Või ja suhkru klimbid šokolaaditükkidega. I'm sorry. Mulle maitseb cookie dough, aga see maitseb lihtsalt nagu või koos suhkru ja šokolaadiga. See ei maitse nagu cookie dough. Palju ma sellele jamale nüüd annan? I hate to say it. Ma lootsin, et on mingid maagilised retseptid, aga see on 30. Kui ma seda küpsist kruusi sees, mis ma eelmises TikToki viral retseptide videos tegin, kui ma seda teeks isegi veel, siis seda ma ei teeks. Ma pigem teeks seda teist kui seda. Ma isegi ei viitsi sellest ampsu võtta jälle. Nii mõttetu. Ma arvan, et selle video saab väga hästi võtta kokku sellega, et kõik TikToki retseptid on overhyped ja need tegelikult ei ole nii head, kui need näevad välja. On üks erand. Dubai šokolaad. Ma olen nii suur Dubai šokolaadisööja. I love it. Mul on selle kohta ka video, kuidas ma seda teen. Minge vaadake seda ka. Dubai šokolaad on erand. See on päriselt hea. Näeb välja bänger. Maitseb väga hästi. Lihtsalt võib-olla see hind ei ole kõige ahvatlevam selle juures, aga Dubai šokolaad ise on väga bänger. Aitäh, et sa tänast videot vaatasid. Kui sulle meeldis, pane sellele videole like, kommenteeri alla, milliseid TikToki retsepte oled sina proovinud, millised on head, milliseid ma võiks proovida, millised on kohutavad, kommenteerige kõike, mis teil pähe tuleb. Ja veel kord, aitäh teile kõigile 4000 subscriberi eest. Ma olen väga tänulik, väga õnnelik. Thank you guys, thank you. Ja näeme järgmises videos. Ciao!